Meil on klubis sadu lapsi ja noori. Uhkusega näen neid kasvamas ja arenemas. Juhendaja töös ongi kõige rahuldust pakkuvam see, kui saad aidata noortel eesmärke seada ja nende poole püüelda. Samuti on oluline neid toetada ja olla neile eeskujuks. Huviring on hea koht, kus oma igapäevapingeid välja elada ja ennast tundma õppida. Ent juhendajatena peame oskama märgata laste pingeid või muresid. Meil, lastega töötavatel spetsialistidel, on suurem vastutus seista laste heaolu eest ja vajadusel abivajavast lapsest teatada. Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajavast lapsest on võimalik teatada pöördudes kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja poole, võttes ühendust Sotsiaalkindlustusameti laste abiga helistades 116 111, kirjutades e-mailile või veebivestluse teel. Üks võimalus on minna Sotsiaalkindlustusameti lasteabi.ee lehele ja täita teata abivajavast lapsest vorm. Sotsiaalkindlustusameti lasteabi.ee lehele on kokku koondatud hulgaliselt abistavaid materjale nii lastele, lastevanematele kui ka lastega töötavatele spetsialistidele. Leiad sealt erinevaid juhiseid ning spetsialistidele suunatud e-kursuse, abivajava lapse ja noore märkamine ning abistamine. Lasteabi.ee lehelt leiad ka vormi teata abivajavast lapsest. Kui kahtled, kas laps, kellest soovid teatada, on abivajav, siis lehel olevad 4 toetavat küsimust aitavad sul otsustada. Teate edastamiseks vali loetelust roll, kellena teed teavituse. Kui sinu ametit nimekirjas ei ole, siis vali muu spetsialist. Küsimustele vastates pea meeles, et kirjutad võimalikult vähe, kuid nii palju kui vajalik. Isegi kui sul ei ole täit informatsiooni juhtunust või puuduvad lapse andmed, siis edasta info, mis on olemas. Ole erapooletu, kirjelda fakte, ära anna hinnanguid. Kohustuslikke välju on 2, lapse nimi ja olukorra kirjeldus. Ülejäänud täida vaid siis, kui omad teavet. Kuigi võid teatajana jääda anonüümseks, siis jagades oma kontakte on sul võimalik anda lastekaitsetöötajale lisateavet ning osaleda võrgustiku töös. Kui oled jätnud oma e-posti aadressi, siis saad teate edastamise kohta kinnitava kirja. Sinu teade liigub lapse elukoha järgse lastekaitsetöötaja töölauale, kes teeb vajalikud toimingud, et planeerida abi ja toe pakkumist. Lastekaitsetöötaja võib teiega vajadusel ühendust võtta, et lisainformatsiooni küsida ja et teid vajadusel võrgustiku töösse kaasata.